algab üks väga huvitav osa, sest 2014. aastal, kui Eesti Kultuurikoda sai loodud, 2011. aastal, kui koda sai loodud, siis sellega koos hakkasid toimuma aastakonverentsid väga erinevatel teemadel. Muuseas, meil on täna nagu väikene juubel ka, sest täpselt 10 aastat tagasi siin samas Haapsalus toimus siis esimene Eesti Kultuurikoja konverents. Ja ühest hetkest peale oli ühe väga suure algatuse algatajaks just nimelt Ege Kulbok-Lattik, kes oli tol ajal ka Kultuurikoja asutajaliigeks ja sa olid ka juhatuses ilmselt sellel ajal. Aga igal juhul algatasid sa ühe niisuguse ettevõtmise nagu kultuuritegu. Ja seda on antud siis välja juba palju aastaid, nii et ma annan sulle sõna ja algab autasustamise tseremoonia. Tõepoolest, esimese kultuuriteo auhinna andsime me siin välja 10 aastat tagasi, siis kui oli kultuurikonverentsid 2-päevased. Ja siis me tegime väga tihedat koostööd loomeliitudega ja see oli Heliloojate liidust, mis selle Kaplinski poja nimi on, nüüd ei tule meelde. Märt Matis Lill, kes ütles, miks me läheme üheks õhtuks. Ikka saame tuttavaks omavahel teiste loomeettevõtjate ja loominguliste inimestega. Teeme peo ja siis anname ka kultuuriteo auhinda välja. Nüüd on aeg muutunud, meid on jäänud kuidagi vähemaks, me oleme vanemaks muutunud ja me ei jõua enam 2 päeva kultuurikonverentsi pidada. Aga kultuuriteo auhinda anname me ikka välja. Just selleks, et tunnustada neid inimesi, kes ei ole jõudnud veel nii-öelda suurele Parnassile, keda me kõik tunneme, kes võib-olla veel vajavad väikest tõuget tunnustuseks. Ja ma siis nimetan, kes siis sel korral osutusid nomineerituteks ja kõige lõpus me siis ütleme, kes on laureaadid. Kultuuriteo auhinna suurus on 5000 eurot ja see jaguneb 3 kategooria vahel. Kultuuriteo auhinda finantseerib algusest peale Kultuuriministeerium ja auhinda me anname välja aasta 2022 tegu. Peeter Alliku mälestuseks pärast tema surma hakkasime me väga andeka ja paljulubava kunstniku mälestuseks andma välja kunsti ja kunstiõpetaja auhinda. Ja nüüd, et saada rohkem noortele tähelepanu, alustasime me ka tulevikutegija auhinna väljaandmisega. Ja sel korral oli meil päris palju kandidaate, väga auväärseid, aga hääletati nominentideks, kultuuriteo nominentideks Rasmus Puur kui Veljo Tormise töö jätkaja, samuti Vanalinna hariduskolleegiumi muusikakolleegiumi keelpilliorkestri dirigent ja Veljo Tormise alustas Eino Leino näidendil Lalli põhineva ooperi kirjutamist 1989. aastal. Koostöös Soome ühe oma aja tuntuma lavastaja Sakari Puuruse ning abikaasa Lea Tormisega loodi ooperi libretto. Jõudes vaid alustada pidi Veljo Tormis töö eripõhjustel katkestama. Sama materjali ainetel on ta hiljem kirjutanud teosed Sinika laul ning Piiskop ja pagan. Tõnu Kaljuste ja Nargenfestivali palvel lõpetas Tormise alustatud ooperi helilooja Rasmus Puur. Kas selle kohta on video? Palun video. Tere, mina olen Rasmus Puur ja olen väga tänulik selle nominatsiooni eest. Ma ei osanud seda kuidagi oodata. Ja see nominatsioon tuleb siis Veljo Tormise töö jätkamise eest. Ja selle töö kohta võiks võib-olla öelda seda, et see tuli mulle juhuslikult ja kogemata. Nii et selles mõttes ka see auhind on mingis mõttes nagu kogemata või teiste inimeste teene. Et selle idee käis siis välja Tõnu Kaljuste, et lõpetada Veljo Tormise alustatud ooper Lalli ja kõik see initsiatiiv tegelikult tuli teiste inimeste kaudu ja ka kogu selle ooperi algmaterjali autor on ju Tormis ja mul oli rõõm ja au siis seda jätkata ja tegelikult helilooja jaoks võib-olla kõige suurem selline võit ja ongi see, kui ooper tuleb välja, kui see saab valmis
ja kui see näeb siis publikut. Et selles mõttes ma olen juba võitja, aga selline tunnustus loomulikult on veel selline kinnitus, et ka teistele selleks korda. Et mul tõesti oli seda väga huvitav teha, väga õpetlik ja väga rõõmustav. Et mul oli see väga selline tõesti endale palju pakkuv protsess. Ja praegu siis tegelen ühe suurema uue sümfoonilise teose kirjutamisega. Möödunud nädalal oli 2 siis teose esiettekand Pärnus ja Tartus. Üks siis oboekontsert Pärnu linnaorkestrile ja teine Vanemuise sümfooniaorkestrile, selline orkestri avateos. Nii et loomingulisel teel siis töö jätkub ja samamoodi töö Vanalinna hariduskolleegiumi Kelvili orkestriga, töö 2025. aasta laulupeoga juba ette ja töö siis ka Vabariigi Presidendi kultuurinõunikuna, nii et töö mitmel rindel jätkub ja veel kord sellised toetavad paid sellel teel on alati toredad, nii et ma juba tänan väga selle nominatsiooni eest. Et me näeme, et meil on väga võimekaid ja väga mitmekülgselt andekaid inimesi. Siis järgmine nominatsioon, kes välja valiti, on Alo Põldmäe ja Vahur Kivistik seoses Holdre klaverimuuseumiga. Ja see on avatud klaverite püsinäitus Eesti klaver. Eesti on olnud väljapaistev klaveriehituse maa. Taoline omamaiste klaverite püsinäitus, koostaja Alo Põldmäe, Lossi valdusühingu omanik on Vahur Kivistik. Ja see on Eesti ajaloos esmakordne ja ainukordne ka Baltimaade mastaabis. Siin on väärikalt esindatud Eesti klaveriehituse 244-aastane ajalugu, mille jooksul Eesti meistrid valmistasid ligi 100 erineva nimega klavereid. Sisuliselt said seni laiali pillatult klaverid hoitud eksponaadid endale püsikodu Holdre lossis ehk teisisõnu on lossis nüüdsest klaverid. Palun, kas meil on video? Elu kui ka turismi. Ja 3. nominatsioon oli Ilmar Vene ja Ülar Ploom seoses Dante Alighieri jumaliku komöödia täistõlke ilmumisega eesti keeles. Tegu on maailmaklassika vaieldamatusse raudvarasse kuuluva kirjandusteosega, mille tõlge on olemas kõigis kultuurkeeltes ja mis nüüdsest on kättesaadav ka eesti keeles, ilmunud 2022. aastal Tallinna Ülikooli kirjastuses. Sellega on eesti keel ja meie keele ruum astunud tõsise sammu olemaks loomulikuks osaks maailma kõrgkultuurilisest eliidist. Selle tõlkega avarduvad eestikeelsete lugejate võimalused oma emakeeles maailma parimast kirjandusest osa saada. Kas selle kohta on ka? On pilt. Ma siis näidake palun seda pilti, et me ei kuluta aega ja mina siis loen, mis selle kohta meil veel on teada, et jumaliku komöödia üksikuid katkendeid on enam kui 100 aasta jooksul eesti keelde vahendanud mitmed meie armastatud luuletajad ja tunnustatud tõlkijad, nagu Villem Grünthal-Ridala, Johannes Semper, Uku Masing, Ivar Grünthal ja Aleksander Kurtna. Kuid täistõlkest on asi olnud väga kaugel. Sellega alustas Harald Rajamets, kes jõudis 2 esimest osa Põrgu ja Purgatooriumi. Tema töö viisid 3. osa Paradiis tõlkimisel lõpule Ilmar Vene ja Ülar Ploom. See oli 3. nominatsioon, mille kohta meil on ainult raamatu pilt, mis tehnilistel põhjustel natuke viibib. Ja ma arvan nii, et ma nimetan siinkohal ära Kultuurikoja liikmete poolt valitud laureaadi ja aasta 2022 kultuuritegu peaauhind läheb Alo Põldmäele ja Vahur Kivistikule seoses
Holdre klaverimuuseumi avatud klaverite püsinäitusega Eesti klaver. Ja kas meie laureaadid on saalis, ma paluksin neid lahkesti siia ja ma paluksin teilt väikest sõnavõttu ja aitäh teile. Suur tänu, jah. Palju õnne. Suur tänu. Nii. Suur tänu. See on täiesti üllatus. Hommikul vedasin ühte klaverit Illilt Holdresse. Päevu jõudsin Tallinna bussi peale ja koos Vahur Kivistikuga tulime Haapsalusse, nii et täppi pealt logistika sõna toimis minu puhul 101% ja jõudsin siia avamiseks. Ja nüüd on üks klaver jälle juures tänase seisuga Holdres. Nii, aga suur tänu, et selline väga tore auhinna osaks me saame, sest see alates 2005. aastast, kui sai klaverimuuseum asutatud, on igal aastal saanud teha arheoloogi tööd 2-3 klaverit aastas, uut vana klaverit avastatud ja ma loodan, et kokku tuleb võib-olla mul võimalik veel kokku 120 klaverit Eesti meistrite, nii et on veel arenguruumi ja on ka väga tore, ükskord 2 aastat tagasi saime kokku härra Vahur Kivistikuga Werneri kohvikus ja see oli selline tunniajaline kohvi joomine seal ja selgus, et tema huvi klaverite vastu on nii suur ja minu huvi samamoodi, et me saame ühendada jõud ja nüüd värskelt renoveeritavasse, veel edasi renoveeritavasse lossi on saanud Eesti Klaverimuuseum. Ütlen jah tõesti, et ega Euroopas selliste rahvuslikule klaverimuuseumile pühendatud väljapanekut ei ole Euroopas ma näinud. Ma olen küll käinud Saksamaa muuseumid läbi ja ikka oleks see üldine ülemaailmne klaveri-ehitus, aga et meie rahvuslik klaverimuuseum on tõepoolest isegi võib-olla Euroopa mastaabis. Nii et tore, suur tänu, et selline au meile osaks saab ja sellele konverentsile ma mõttes hommikul kuulasin Maarja Vaino ülekannet, Märt Reieri intervjuud, soovisin mõttes õnne ja soovin edaspidi kultuurikojale õnne ja tegevust, et jätkuks tegevust kultuuriradadel. Nii, et suur tänu veel kord. Suur tänu tunnustuse eest, väga hea meel on siin olla. Väike Sabin on ka sees, et tõepoolest ei oleks arvanud, et meie nüüd osutume nendeks välja valituteks. Aga minul on hea meel, et saatus viis kokku Aloga. Tõsi, mul on meeles, et see jutuajamine Werneri kohvikus oli oluliselt pikem, aga ju siis aeg lendas kiiresti, peale mida me käed kokku lõime. Ja tõepoolest paremat kooslust, kui on Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum ja Holdre loss ja jugendstiilis arhitektuuri pärlina, mis teineteist täiendavad, teineteist võimendavad, midagi veel paremat on raske ette kujutada. Suur aitäh ja jõudu meile kõigile! Nii, Peeter Alliku nimelise kunstiauhinna nominendid on siis Hando Tamm, kes lõpetas 2004. aastal Tartu Ülikooli maaliosakonna ning tema lõputöö juhendajaks oligi Peeter Allik. Pärast ülikooli lõppu sidus mehi nii töö kui ka väga sobiv nominent meie tänase päeva. Näete, et meie andekad inimesed ei kavatse maalt ära kolida linna, vaid otsustavad, et kunstigalerid peavad asuma ka Äksis, teevad rahvusvahelist koostööd ja ei lase ennast segada, vaid teevad suuri asju lokaalselt.
globaalseid asju lokaalselt. Teine nominent on Dolores Hoffmann, kes pidas 2022. aastal 85. sünnipäeva. Arvatavasti ta ei vaja tutvustamist, meie väljapaistev vitraažikunstnik. Samal aastal kujundas ta Tallinna Jaani kiriku lõuna- ja põhjalöövi vitraažaknad, 10 akent. Lõimides sõna ja valguse rütme harmoonias Jaani kiriku arhitektuuriga on ka kunstnik koos eelnevalt kujundanud kirikuruumi koos meistritega Eeva Jänes, Kristiina Kaasik, Anu Raud, loonud ülendava, transcendeeriva ruumilise keskkonna. Dolores on ammutanud inspiratsiooni Läänemaa loodusest. Kiitseva vanas talumajas on sündinud kuldlõikelises harmoonias värvi ja valguse ja joonte ja pindade rütmid, mis viivad sünergiasse keskkonnaga. Ja väga raske oli kindlasti seda valikut teha, sest 3. nominent on ka väga väljapaistev. 3. nomineeritu on Žanna Toht, marilanna, kes on sündinud 8. veebruaril Marimaal 1985. Aastal 2015 on Žanna asutanud Mari Start ettevõtte ja aktiivselt tegeleb kunstiga. Žanna kuulub Eesti akvarellistide ühingusse, läbinud mitmeid täienduskoolitusi ja akvarelli õppetöö tubasid. Seekordse näituse moodustavad tikandite ja akvarellide kombinatsioon. Ekspositsiooni teevad eriti nauditavaks piltide juures olevad väikesed teabetahvlikesed. Igal näitusel olevale akvarellile annab erilise näo ja sisu tikand, rahvuslik, mis koosneb omakorda kujunditest, millel on oma lugu ja tähendus. Koos pildiga muutuvad nad eriti kõnekaks. Näituse ideeliseks lähteks on Mari rahvarõiva tikand ja selle ornamendid. Rahvapärandi ornamentide ja sümbolitega töötamine on aidanud kunstnik Žanna Tohtil sügavamalt mõtestada loodust, inimese olemust ja tema enda identiteeti. See on siis Žanna Toht ja pärast väga tasavägiseid hääletusi, mis ei lõppenud, jäid viiki, on mul au teatada, et aastal 2022 on Peeter Alliku kunstiauhind antud Hando Tammele. Ja. Palun, Hando, kas sa oled saalis või sa rääkisid meiega läbi Zoomi? Hando vist rääkis meiega läbi saali, ma ei ole näinud teda täna siin. Aga või on tema esindaja keegi? Nii, siis eelmine kord Hando Tamm ei kandideeri meil esimest korda ja eelmisel korral, kui me andsime välja auhinna kellelegi teisele, siis ta oli kohal. Nii et me täname, Hando, et sa oled äksis ja võimsalt tegutsed ja õnnitleme sind. Ja me läheme edasi järgmise auhinna kategooria juurde, mis on tuleviku tegija. Tutvustan 3 nominenti. Esimene on Sandra Iva. Sandra on noor baleriin. Aastal 2022 käis ta Itaalias toimunud rahvusvahelisel balletikonkursil Youth American Grand Prize, esindades Eesti riiki ja Tallinna MUBA ehk muusika- ja balletikooli ja saavutas konkursil esimese koha. Samuti on ta esinenud isikupäraselt ja hingestatult peaosas rock-balleti Rock Arella Maria Goldsmani lavastuses, mida esitati erinevates Eestimaa linnades. Kas meil on videod Sandra Iva kohta? Palun. Sandra Iva from Estonia, Talisman.
Järgmine nomineeritu on Minna Emilia Vürst. Minna Emilia on 15-aastane, muusikat armastav noor talent. Ta on väga töökas, pühendunud oma muusikaõpingutele. Ta õpib Tartu Heino Elleri muusikakoolis Heili Mägi ja Heili Rosinleivategija flöödiklassis. Lisaks jätkab ta õpinguid ka räpina muusikakoolis, soololaulu erialal, õpetaja Margot Suure juures ja viiuli erialal Tiina-Mai Arundi juures, instrumentalist, andekas muusik. 2022. aastal oli Minna väga edukas paljudel konkurssidel nii kodu kui ka välismaal. Kokku osales ta 2022. aastal 19 konkursil, pälvides ka mitmeid esikohti. Minna Emilia kuulub ka mitmed, tahaks väga baleriine toetada, aga ma tutvustan teile ka 3. nomineeritu ära ja siis kohe me jääme ajahätta. Meie 3. nominent on Kätlin Kits. Tema on arstitudeng, kelle esitas meile arstiteaduse üliõpilaste selts ja nad esitasid ta kultuuriteo kandidaadiks seetõttu, et Kätlin on imelise muusikalise andega arstitudeng, kes on suutnud nii mõnegi kaasüliõpilase jala õõtsuma panna. Tal on hingellik lauluhääl ning oskus viiul oma käes helisema panna. Selleks, et pikkade arstiõpingute kõrvale tuua veidi kultuurihõngu, pani ta alguse Eesti arstiteaduse üliõpilaste seltsi kultuuriõhtule, kus kogunevad kokku kõik arstitudengid, et näidata oma andeid, seda nii luule, laulmise, pillimängioskuste kui ka tantsimise näol. Tal on imeline oskus tuua loovus ja kultuuriarmastus välja ka teistes enda ümber, mis tõttu on ta vähem kui 3 seltsis veedetud aastaga loonud palju kirkama ja meloodilisema õhkkonna arstiteaduskonnas. Kätlin on lisaks muule olnud meie vahva seltsi Kaisukaru haigla projektijuht. Juba 2 aastat on ta käinud haiglates lastel tuju paremaks tegemas nende lemmikmängu asjadega Kaisukaruga. Ja nüüd tutvustan? Tere, mina olen Kätlin Kits. Olen 3. kursuse arstitudeng ja arstiteadusüliõpilaste seltsi liige. Samuti olen liige ka Tartu Ülikooli lastekliiniku neuroloogilise rehabilitatsiooni teadusgrupis. Kuid kogu aja, mis sul meditsiini kõrvalt üle jääb, pühendan ma kultuurile ja eriti just muusikale. Olen hetkelgi Tartu Ülikooli kammerkoori koorivanem ning käin ka rahvatantsu tantsimas rahvatantsuansambel Piknes. Muusikaarmastust on minust juba väikesest peale süstitud, kui hakkasin 3-aastaselt laulma ning 4-aastaselt viiulit õppima. Kohe võeti mind ka pereansamblisse, Pernu Läte ning sealt see kõik algas. Nii pole ma veel kordagi suutnud ilma muusikata hakkama saada. Kuid sel hetkel, kui ma ülikooli tulin ja ise enam nii palju muusikaga tegeleda ei jõudnud, mõtlesin, et peab ikkagi ise midagi ära tegema, et rohkem olla muusika ja kultuuriga seotud. Ja nii ma jõudsingi EAÜS-is kultuuriõhtute korraldamiseni. EAÜS on Eesti arstiteadusüliõpilaste selts, kuhu kuuluvad aktiivsed arstiteadust õppivad tudengid, kes soovivad tegeleda ürituste ja projektide korraldamisega, et juba tudengina jõuda inimesteni ning nende tervist edendada. Ka meie moto on, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis. Kultuuriõhtuid olen vedanud juba 2 aastat. Selle põhimõte on just, et andekad arstitudengid saaksid ka teistele näidata oma talenti. Nimi Kultuuriõhtu tuleb ka just sellest, et sinna on oodatud kõik erinevad etteasted. Luule, laul, instrumentaal, kõned, tants ja nii edasi. On nii vahva näha, kui palju andekaid üliõpilasi meil tegelikult on. Aga üks suurimaid üritusi, mille korraldusele ma olen saanud kaasa aidata, on March Meeting, mis on ülemaailmne arstiteadustudengite kokkutulek, kus arutatakse erinevaid tähtsaid otsuseid. Kuid sinna juurde käib ka alati sotsiaalprogramm, mille hulgas vastutasin mina avatseremoonia ning kultuuriõhtu eest. Avatseremoonial me jagasime kõigiga Eesti rahvatantsu, mis meeldis kõigile väga. Samuti olid seal ka erinevad muusikalised numbrid, mille hulgas sain ka mina lavale astuda. Kuid selle suure ürituse kultuuriõhtul said kõik eri riigid näidata teistele oma kultuuri, mis osutub alati üheks menukaimaks ürituseks. Erinevad kultuurid on ikka nii põnevad. Plaanin edaspidigi selliseid üritusi edasi korraldada
ning meditsiini kõrvalt võimalikult palju aega leida erinevatele kultuurilistele elamustele. Aitäh! Küllap te mõistate, et meil oli väga raske valida ka nende 3 nomineeritu vahel, rääkimata sellest, kui palju auväärseid kandidatuure kõrvale jäi. Kui ma mõtlen selle peale, mida Kätlin Kits esindab, siis loomulikult maasool on ikka olnud õpetajad, arstid ja kui nad tunnevad meie kultuuri, laulavad koorides ja esitavad maailmale rahvatantsu, siis meil ei ole üldse mitte tulevik tume. Aga nüüd ütlen ma välja, kes on siis kultuuriteo auhinna tuleviku tegija selleaastane laureaat ja meie lõplik valik osutus Minna Emilia Vürst, kes kogub raha oma professionaalse flöödi jaoks ja meil on rõõm teda sellest toetada. Kas Minna on siin? Palun. Suur aitäh! Mul on väga suur au olla selle laureaadi pälvija. Ja ma usun, et selleks on kohane ka tänada oma õpetajaid, Heili Rosin leivategija ja Heili Mägi ja samuti minu väga toetav pere. Suur aitäh! See laureaat, see auhind motiveerib mind kindlasti edasi ja just nimelt aitab mul soetada ka uue profiflöödi. Aitäh veel kord! Sellega on Kultuuritegu 2022 auhinnad jagatud ja ma annan edasi mikrofoni Pille Lillele. Aitäh vaatamast ja kuulamast!